Tere tulemast siia Peetri kirikusse tänasel kaunil pühapäeval, 23. oktoobril. Tänane pühapäev on 20. pühapäev pärast nelipüha, nii et 20 nädalat on juba sellest kaunist kevadsuvisest suviste pühast ja nelipühast mööda läinud. Aasta hakkab lõpupoole tüürima. Ja tänase pühapäeva pealkirjaks on usk ja uskmatus. Ja tänase pühapäeva juhtsalmiks on prohvet Jeremia raamatu 17. peatükist 14. salm. Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks, aita mind, siis ma saan abi. Täna on ka üks Eesti kiriku rahvale oluline tähtpäev või mälestuspäev. Nimelt täna mõeldakse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Edgar Hargi mälestusele. Tema suri aastal 1986, 23. oktoobril ja oli Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop aastatel 1978 kuni 1986. Veel on täna algavas nädalas paar tähtpäeva, millele tasub tähelepanu juhtida. Kõigepealt reedel 28. oktoobril on apostlite Siimona ja Juuda päev ehk Simuna päev. Eestis on isegi selline koht olemas nagu Simuna. Ja siis Siimonale on õige mitmeid kirikuid pühitsetud, aga see Juudas, kes Siimonaga koos on siis, kelle tähtpäev on Siimonaga koos, ei ole sugugi mitte see Jeesuse äraandja Juudas, vaid üks Jeesuse tunnistajate hulgast, kelle kohta on rohkem legendaarsed pärimused. Aga Siimonat tasub ikka meeles pidada, sest ega ilma Siimon Peetruseta poleks ju midagi meie kiriklikust traditsioonistki valmis saanud. Ja laupäeval on üks Eesti kultuuriloos ja ka kirikuloos oluline mälestuspäev, siis meenutatakse heliloojat Rudolf Tobiast, kes oli organist ja helilooja ja suri aastal 1918. Aga alustame seda tänast jumalateenistust kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel ja laulame lauluraamatutest laulu 286 tänase jumalateenistuse alguseks. Yes.
issand, istud aujärjel igavesti ja sinu mälestus kestab põlvest põlveni. pane tähele, mu rahvas, minu seadust, pöörake oma kõrvad minu sõna poole, ma avan oma suu õpetussõnadega, ma ilmutan mõistatusi muistsest ajast, mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud, seda me ei taha lasta nende laste eest salata. me jutustame tulevasele põlvele issanda kiitusväärt tegudest, tema vägevustest ja tema imedest, mis ta on teinud. ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele, et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske ega oleks nagu nende esivanemad kangekaelne ja tõrges sugu. Sugu, kelle süda ei olnud kindel, aga kelle vaim on Jumalas. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Siia kokku tulnud Jumalat vaimus ja tões kummardama, teda kõigi tema heategude eest tänama ja paluma temalt kõike, mida me ihu ja hinge poolest vajame. Enne kõike aga kummardugem Jumala püha palge ette, tunnistagem temale oma patud üles ja palugem üheskoos nõnda. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa Poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust oma püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Aamen. Kui see on teie tunnistus ja palve, siis kostke jah. Selle teie tunnistuse ja palve peale kuulutan mina teile kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, issand armu ja mõistan teid issanda Jeesuse Kristuse käsul ja tema tõotuse peale kõikidest teie pattudest vabaks Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
oled oma Pojas Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja avanud meie silmad, et võiksime näha, mis on õige ning järgimist väärt elu. Aita meil püsida usus ja tunnistada kõigile inimestele sinu armastust. Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie Issanda läbi. Võtame istet ja kuuleme Vanatestamendi kirjasõna, mis on meile tänaseks pühapäevaks antud esimesest Moosese raamatust 15. peatükist, salmid 1-6. Aabramile tuli nägemus Issanda sõnas, kes ütles: ära karda, Aabraham, mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur. Aga Aabram ütles: Issand Jumal, mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Eliezer Damaskusest. Ja Aabram ütles: vaata mulle, sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks. Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes ütles: tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on sinu pärija. Ja ta viis tema õue ning ütles: vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale: nõnda saab olema sinu sugu. Ja Aabram uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks. Aamen. Tõuseme nüüd tervitama tänast evangeeliumi sõna halleluuja lauldes. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Lugemine Markuse evangeeliumi 2. peatükist, salmid 1-12. Kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna, aga 4 meest tuli tema juurde, kandes halvatut. Ja kui nad rahva hulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames: mida see küll räägib? Ta teotab Jumalat. Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi? Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses, ja ta ütles neile: miks te seda kõike arutate oma südames? Kumb on kergem? Kas öelda halvatule: sinu patud on andeks antud, või öelda talle: tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni? Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, ta ütles halvatule: sinule ma ütlen, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silme all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes: sellist asja pole me eluilmaski näinud. Aamen. Kiitos olgu sulle, oh Kristus. Võtame nüüd istet ja laulame jutluse laulu. Ja tänasel jumalateenistusel on meil 2 sellist viisi,
mida me väga sageli ei ole laulnud või mida võib-olla esimest korda alles laulame, aga mis on juba väga vanad viisid ja üle 30 aasta meie lauluraamatuski olnud selles praeguses lauluraamatus. Ja üks sellistest lauludest on laul 66, Sina üksi jõuad päästa. Laulame siis selle laulu tänase jutluse aluseks. Usk ja uskmatus on siis tänase pühapäeva teemaks ja selleks on meil siis 2 kirjakohta, mille peale mõelda. Üks on Vanatestamendi lugu Aabramist, kelle kohta lugedes, eksitades ütlesin selle teksti juures ka Abraham. Abrahamiks sai ta alles siis, kui Jumala tõotused tema juures hakkasid järjest sündima ja kui temast sai Jumala rahva esiisa. Ja usk ja usaldus Jumala vastu tegi Abramist Abrahami. Ehk siis ühest mehest sai ühe rahva esiisa. Ja teine lugu sellest, kuidas Jeesuse juurde tuuakse Kapernauma halvatu ja Jeesuse ümber on kogunenud väga palju rahvast, uksest sisse ei pääse ja siis nad lõhuvad katusesse augu, et lasta kanderaam sinna Jeesuse juurde. Kui keegi hakkaks näiteks meie kodukatusesse auku lõhkuma, me saaks väga pahaseks. Aga tuletame meelde seda, et seal maal, pühal maal on ilmastik hoopis teistsugune kui meil ja sageli need katused olidki sellised, mida sai palaval ajal avada selleks, et liiga palav õhk ruumist pääseks välja ja vilu poole pealt saaks uksest tulla jahedam õhk sisse. Ja sellepärast see, kui katuse pealt see katte ära võeti, mis sinna pandi selleks, et päike sisse ei lõõskaks keskpäevasel ajal ja selleks, et vihm ei teeks tuba märjaks, siis see ei olnud sugugi mitte selline lammutustöö, vaid nad võtsidki selle avatava katuse lahti. Aga see näitab ka seda, kuidas igatsus, usk ja lootus Jumala järele
võib sageli panna inimest leidlikult otsima seda teed, kuidas Jumala õnnistuse ligi pääseda või kuidas oma süda avada Jumalale. Ja sellepärast, kui me nüüd natukene üldisemas vaates mõtleme usule ja uskmatusele, siis me võime siit väga mitmeid paralleele tuua oma igapäevase eluga ja ütelda üldjoones seda, et usu ja uskmatuse piir ei ole sugugi väga selgelt määratletav. Vahel mõni selline samm, mida inimene enda arvates usu nimel teeb, on tegelikult uskmatus. Ja mõni uskmatuse hetk või kahtluse hetk, kus inimene otsib tõde, võib olla tegelikult suur usuavaldus. Kõige õnnetum on see, kui inimesel ei olegi enam hinges ühtegi küsimust ega igatsust tõe järele. Kui inimeses endas on kõik asjad nii sirged nagu oinasarved, on selline rahvalik ütlemine, et ta on nii õige nagu oinasarv. Õige tähendab eesti keeles sageli mitte ainult seda, et asi on tõene, vaid et asi on sirge. Kui mingisugune varras on kõveraks läinud, siis ta tuleb õigeks ajada või sirgeks ajada. Ja kui rahvasuu ütleb, et õige nagu oinasarv, siis me ju teame, kuidas oinasarv on selline hästi keerdu kasvanud ja mõni inimene on enda arvates nii õige nagu oinasarv. Ja räägi talle, mida sina tahad, too talle näiteid ja tõendust ja tõestust. Tema oma õigus on ikka see ainus õigus. Vot selline ellusuhtumine on usust nii kaugel nagu ida-läänest. Võime mõelda ka selle peale, kuidas sageli inimene on endale ettekujutuse teinud ka Jumalast. Sellest, mis on Jumala ees õige. Ja mida pöörasem on inimese fantaasia või mida suurem on tema isekus, seda kõveramat pilti ta Jumalast endale loob. Võime mõelda ajaloos tagasi suurtele ususõdadele. Võime mõelda sellele, mismoodi meie enda rahva jaoks on ka ristiusu vastuvõtmine olnud seotud ristisõdadega Liivi maapinnal. Võime mõelda kõikidele sellistele asjadele, mis ajaloost on välja tulnud, kuidas usk on ära kasutatud erinevate maade alistamisele ja anastamisele. Tollel hetkel oli ilmselt küllaltki palju neid, vähemalt valitseja, kes selle anastamise ette võttis, uskus seda, et ta teeb Jumalale meelepärase teo. Võime mõelda sellele, kuidas näiteks patriarh Kirill on võtnud kirikupeana Venemaal, Vene õigeusu kirikupeana õigustada seda verist sõda Ukrainas, kallale tungi Ukraina rahvale. Ja on piisavalt palju Venemaal vähemalt neid, kes arvavad, et Kirill räägib õigust. Aga samas võime mõelda selle peale, kuidas tegelikult, kui me loeme piibliraamatust juba üsna algusest lugu sellest, kuidas Kain tappis oma venna Aabeli, siis selle looga on juba algusest alates igasugune vägivald, kallale tungimine ja venna vastu tõstetud käsi Jumala silmis hukka mõistetud.
palju võime näha siin maailmas sellist, mida inimene enda arvates teeb õigesti Jumala ees, aga mis tegelikult on üks suur uskmatus ja eksitus. Ja nüüd, kuidas me selle õige usu üles leiame? Kuidas me leiame selle usu, mis meis on Jumala annina seenena külvatud ja mis peab tegelikult igavese elu vilja kandma? Ja siin võime jälle päris igapäevaste asjade juurde tulla. Jeesus ütleb sellele halvatule, kes tema juurde toodi, sinu patud on sulle andeks antud. Tõuse, võta oma kanderaam ja mine koju. Kui me Jeesuse imetegusid Uuest Testamendist loeme, siis näeme seal sageli, kuidas pattude andeks andmine vabastab inimese ka füüsilisest vaevast. Sellepärast iga kord, kui me kirikusse tuleme, on jumalateenistuse alguses patutunnistuse osa. Tänasele sekulariseerunud inimesele võib see tunduda liigne, sellepärast et piir lubatu ja lubamatu vahel ei ole mitte päris ära võetud, aga seda piiri on väga raske tõmmata. Tänapäeva inimene on harjunud sellega, et tema ise saab oma asjade üle otsustada, mis on õige, mis vale. Ühele sobib üks ja teisele sobib teine. Aga ometi see usus elava inimese eluhoiak on just nimelt selle piiri otsimine. Selle piiri otsimine, kust alates me oleme Jumalast liiga kaugele läinud. Ja selle piiri otsimine, kust alates me oleme selle Jumala armastuse tõeks elamise mõjuväljas. Ja sellepärast võimegi mõelda sellele, kuidas terve maailma kultuur on täis erinevaid näiteid sellest, kuidas mõni inimene, keda teised vaeseks peavad, võib tunda ennast äärmiselt rikkana. Mõni, kelle elu peale tagasi vaadates teised näevad, et nii õnnetut elu pole olemaski teist. Ja inimene ise võib öelda, et ma olen saanud Jumalalt rohkem, kui ma olen seda väärt olnud. Usk on tegelikult üks niisugune asi, mida on võimalik oma elus ja oma südames kasvatada ja arendada. Ja mida peabki kasvatama ja arendama. See on täpselt samamoodi nagu kõiksugused muud meie elus õpitavad ja omandatavad ja arendatavad väärtused. Kui keegi on kunagi lapsepõlves pidanud tundide kaupa klaveri taga istuma ja heliredelit harjutama ja etüüde mängima ja siis aknast välja vaatama, kuidas kõik teised lapsed saavad vabalt väljas ringi joosta ja mina pean siin olema klaveri taga nagu naelutatud siia pingi peale. Ja kui siis inimene terve ülejäänud elu vältel ei ava klaveri kaant ja ei mängi klaverit, siis kuigi ta võis muusikakooli heade hinnetega lõpetada, ega ta klaverimängija ei ole. Palju sellest, mis kunagi on õpitud, on ära ununenud. Vahel võib isegi tunda seda, kuidas see asi, mis peaks inimesel olema täiesti iseenesest mõistetavalt eluks ajaks antud, nagu näiteks emakeel. Kui inimene elab kuskil täiesti teises keskkonnas, räägib ja mõtleb täiesti teises keeles, siis isegi niisugune asi nagu emakeel, millega sind on üles kasvatatud, hommikul üles äratatud, õhtul magama uinutatud, võib täiesti ära kaduda, kui seda ei kasuta.
olen vahel kohanud inimestega, kes on näiteks paar aastat Soomes tööl olnud ja vot enam ei räägi eesti keelt ja veel ei räägi soome keelt. Ja väga raske on sellest inimesest aru saada. Samamoodi on ka usuga. Usu arendamiseks, kasvatamiseks peab olema igapäevaselt selle usu keskel. Igapäevaste valikute tegemisel peab olema usk meile selleks elu aluseks. Igavik peab olema mõõdupuuks, millega me mõõdame igat sammu oma ajalikus elus. Siis on lootust, et me teekond sinna igavikku ka pärale viib. Olgu siis õnnistatud meile see tänane hetk siin oma usu kinnituseks ja lootuse kasvatamiseks. Ja olgu õnnistatud kõik meie otsused, valikud ja sammud igapäevases elus ja ka meie koguduse elus. Selleks, et usk oleks see peamine väärtus, mille nimel, mille jaoks ja mille kaudu me oma elus Jumala poole teel oleme. Aamen. Tõuseme tunnistama oma püha ristiusku ja teeme seda kaasa lugedes apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Jääme nüüd eestpalvele maa ja rahva eest. Võime nüüd istet võtta, sest teatada on meile ja meie kaudu neile, keda täna siin ei ole, et kui Jumal aitab ja me elame, siis tuleval pühapäeval, see on juba 30. oktoobril, oktoobrikuus on 5 pühapäeva, on siia kirikusse kutsutud oma lähedasi mälestama ja meenutama need, kes on pidanud oma armsaid koroonapandeemia tingimustes mulda kandma, siis kui ei saanud isegi mitte terve perekond sageli hauakaldale kokku tulla. Tuleval pühapäeval siis mälestame kõiki neid, kes on
aastal 2020 ja aastal 2021 meie koguduses maetud. Aga see ei tähenda sugugi mitte seda, et teised ei tohiks kirikusse tulla, nii et võime tulla üheskoos siia kirikusse ja pärast jumalateenistust on siis ka koos viibimine lahkunute mälestamiseks ja nende auks. Nii et oleme siis tuleval pühapäeval nende mõtetega ja mõtleme ette juba hingede päevale, mis on 2. november, aga ei jäta sugugi meenutamata usupuhastuspüha ehk reformatsioonipüha, mis on 31. oktoobril ja kõigi pühakute päeva, mis on 1. novembril. Nii et tuleval pühapäeval on meil palju põhjust kirikusse tulla, nii et tere tulemast jälle tuleval pühapäeval algusega kell 11.30. Veel on teatada seda, et koguduse juhatus on vastavalt koguduse põhikirjale laiali saatnud terve hulga kirju inimestele, kelle viimasest armulaual käimisest või annetusest või mõlemast on möödas rohkem kui 1 aasta, selleks, et meelde tuletada koguduse liikmeks olemise põhimõtteid meie koguduse põhikirja järgi ja juba on palju positiivset tagasisidet sellele tulnud, nii et loodame, et me saame oma koguduse liikmete, täisliikmete arvu ka niimoodi siis täpselt fikseeritud ja saame koguduse arvepidamist just nimelt meetrika osas ehk siis liikmete arvu osas sellisele tasemele, nagu ta tegelikult oleks pidanud kõik need aastakümned olema. Aga selleks siis veel, kui keegi ei ole seda kirja saanud, siis on tema viimasest kontaktist kogudusega ilmselt möödas rohkem kui 6 aastat. Et kõigile neile, kellel kogudusega viimase 6 aasta jooksul on olnud kontakt, on see kirjad saadetud ja kui keegi leiab, et ta on viimati 5 aastat tagasi kirikus armulaual käinud, siis võib tulla ja koguduse kantseleis seda kirja endale küsida ja siis vastavalt sellele siis käib. Veel on teatada seda, et 1. novembrist algab leerilaste registreerimine ja esimene leeritund on 6. novembril. Leeritunni alguseks on jumalateenistus ja see ongi siis selline esimene kord, kus me leerilastega kokku saame ja leerikava üheskoos kokku lepime. Loodetavasti siis kevadel on jälle noored leerialtari ees siin kirikus. Aga rahu Jumal ise pühitsegu kõik, mis meil on, et meie vaim, hing ja ihu oleks laitmatult hoitud Issanda Jeesuse Kristuse taastulemise päevani. Aamen. Me laulame nüüd laulu 65 lauluraamatust ja sel ajal paneme kokku ka tänased ohvriannid. Issand õnnistagu igat andi ja igat annetajat.
issand, kõik, mis meil on ja mis me oleme, on ainult sinult. Võta vastu meie kiituse ja tänuohvrid sinu koguduse teenistusse. Aamen. Kummardume tänuks ja palveks. Kõige väeline taevane isa, me kiidame ja täname sind, et oma poja Jeesuse Kristuse kannatamise, surma ja ülestõusmise läbi oled sina meile pattude andeks andmise lootuse kinkinud. Me palume sind, ole oma armuga varjamas Püha Risti kogudust kõikjal maailmas, nõnda, et me võiksime sinu sõna kuulutada põlvest põlve ja juhatada inimesi mõistma suuri ususaladusi, mis igapäevase elu praktilistes küsimustes meile avanevad. Me palume sind, õnnista sõna kuulutamist igal maal ja kõigi rahvaste seas. Lase kirikutel kuulutada seesugust sõnumit, mis on vaba kõikidest poliitilistest ja isiklikest ambitsioonidest. Me palume sind ka meie vendade ja õdede pärast Vene õigeusu kirikus, et nad ei peaks sellest tõelisest usust sinu armastusse ja lepitusse kaugele eksima, vaid võiksid leida selle arusaamise, mida see rahvas vajab selleks, et õppida rahupõlves elama. Me palume sind, ole oma õnnistusega Ukraina rahvaga, kõigi nende haavadega, mis nende südamesse see sõda on löönud, ja me palume sind, ole sina halastaja ja armuline, et inimesed, kes selles sõjas kannatavad, ei peaks neid haavasid terve elu kandma ainult pettumuse ja kibestuse läbi, vaid võiksid leida sinu halastust ja tee sinu armastuse kogemise juurde. Me palume sind, õpeta meidki nõnda elama, et me usaldame iseennast ja kogu oma elu sinu kätte, et sina võiksid meile meie patud andeks anda ja parandada meid selle läbi uueks eluks väärilisteks. Seda me palume Jeesuse Kristuse läbi, kes on toonud meile ülestõusmise ja igavese lootuse, nõnda, et meiegi usu siht ja eesmärk on kord sinu taevases riigis sinu püha palge ees seista ja sind kiita ja austada igavesti. Jeesus Krist, issand olgu teiega. Tõstke südamed Jumala poole.
kiituse laulu. Samal kombel tema võttis ka karika pärast õhtu söömaaega, tänas, andis oma jüngritele ning ütles: võtke, jooge kõik sealt sees. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Iga kord, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Kristuse nimel ja tema õpetatud sõnadega meie palve. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen. Iga kord, kui me sellest leivast sööme ja karikast joome, me kuulutame Kristuse surma ja tunnistame tema ülestõusmist seni, kuni tema tagasi tuleb. Issand arm ja rahu olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.
mäed ja mäekünkad kõiguvad, aga minu heldus sinust ei tagane ja minu rahuseadus sinuga ei kõigu, ütleb Issand. Tema hea ja armuline vaim saatku ja kandku meid elu teenadele. Minge Issanda rahuga. Aamen. Tänagem Issandat, sest tema on hea. Halleluuja! Kõigeväeline Jumal, sinu sõna on tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, ning sinu poja ihu ja veri on tõeline toit ja jook, mis annab elu. Ravi meie südame pimedus, et mõistame, mis on sinu ees õige ja juhi meid oma altari sakramendipäev tõelisele armastusele. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paistama pale sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Ja nüüd laulame siis jumalateenistuse lõpetuseks jälle ühe natukene tundmatu viisi või vähe kasutatud viisi. See on laul 291. Ei laulmast iial lakka,